6. käik. Tere kallid rallisõbrad, on juba 26. september ja koos aasta lõpuga läheneb tormiliselt ka WRC hooaja 2024 lõpp. Räägime Tšiili rallist, meil on siiski veel 3 etappi minna. Kõik ei ole veel läbi, kõik ei ole veel kadunud ja matemaatiliselt on võimalik nii see variant, et Thierry Neuvillist saab juba pühapäevaks maailmameister, kui ka see variant, et seda ei selgu veel. Tere, Roland! Tere Gunnar, sind seekord ma ei saa öelda, et pole ammu näinud, viimasel rallil ikkagi kohtasin ka sind siin podcastis, nii et tore on jälle olla sinuga siin stuudios, aga täna on meil ka keegi kolmas. Keegi salapärane kolmas on jõudnud meie 6. käigu stuudiosse ja see keegi on Urmo Aava isiklikult. Tere! Urmo tuli päris viimasel hetkel siia saatesse. Mõtlesin, et helistan. Urmo ütles, et tead jama, tööl olen. Aga kuna sina helistad, siis muudan ära. Täpselt nii. Meil tegelikult Gunnar võttis eile ühendust, ma ütlesin, et millest räägime. Ma hakkasin siis ette lugema, millest me räägime, siis kuule, aga ei tea, need teemad ei ole just eriti head, et kutsume ikka Urmo, et siis saame nagu asjast ka rääkida. Aga mille kõrvalt ma Urmo sind ära tõmbasin, mida sa teed ühel 26. septembril, kui üks ralli ammu läbi, teine mägede taga? Tegelikult valmistame Delfi Rally Estoniat 2025. aastaks ette ja tegelikult praegu on päris palju tööd, et tahame saada suhteliselt kiiresti siin trassi paika ja loomulikult rahastuse ja kõigega töötame ja ka siin muid tegevusi, et muid ärisid, millesse ma olen pikaajaliselt ennast lubanud, et tööd on päris palju ja nüüd proovin ka liikuda selles suunas, et noorim laps on siis varsti 2-aastane, et see ka lasteaeda saaks ja erinevaid tööalaseid tegevusi ja vanemlikke tegevusi. Aga lisaks ju näeme tihti peale, et sa istud ka ikkagi ralliautos poja kõrval. Käid vist kõik rahvaralli või noorteralli etapid kaasa? Jaa, istun Revoni kõrval ja andsin lubaduse, et see aasta sõidan siis rahvarallit kaasa. Oleme ka väiksemaid siin sprinte sõitnud, aga rahvaralli on fookus number 1 temaga, jah. No, loodame ka veel sõita saada, eks ju? No ma ei tea, sina sõitsid, mina sain seal kõrval naerda ja karjuda viimasel korral. Aga kui tuleb uus võimalus, siis ma arvan uuel võimalusel enam ma karjuma ei pea, et siis ma sain juba nagu päriselt legendi lugeda, sest siis sul on ikka kogemus all juba. Jaa, on. Aga Urmo, räägime korra veel Rally Estoniast ka. Kas te olete nüüd numbrid, plussid, miinused kokku löönud? Palju oli publikut näiteks? Publikut kokku oli pea 15 000, aga õnneks või kahjuks väga palju sellest oli tasuta pealtvaatajad, mis tuli siis Tartu siis avamise, lõpetamise ja Elva ja ka servispargiga, et paraku ikkagi on Euroopa meistrivõistluste formaat on selline, mis liiga palju seda piletiga pealtvaatajat radadärde ei too, et teadsime, et see on väiksem, aga et see nii palju väiksem on, seda ei osanud arvata, et oli või on üsna keeruline aasta, aga kuna me oleme nii pikalt rallit korraldanud, siis mingiteks asjadeks olime valmis, mingiteks asjadeks ei olnud, aga need täna lahenevad ja keegi muretsema ei pea, et kõik saab korda ja nagu ma ütlesin, et siis suure rõõmu ja innuga teeme juba järgmise aasta rallit. Kulud-tulud? Ei kommenteeri. Punane. Aga igal juhul, sul on Gunnar kindlasti Rally Estonia kohta veel küsimuse 24. aasta Rally Estonia kohta, aga ma pean ikkagi ära mainima kiiresti selle, et Euroopa meistrivõistluste etapp see oli, aga see, mis emotsiooni see seal lõpus tekitas, oli ulme ja see on siiamaani ma arvan meeles ja kõik, kes rallit vaatasid, kõik said ikkagi viimase meetrini ikkagi raju sporti jälgida ja see oli tegelikult, ma arvan, ikkagi
kõige tähtsam. Me näeme ka MM-rallis, mis on kohutavalt igavad, aga vot see Euroopakate etapp Lõuna-Eestis oli ikkagi rajult vägev. No. Ei, kui me võtame selle, ma siin maalisin ise sellesse Delfi Rally Estonia 24. aasta etappi väga, väga mustadesse värvidesse tegelikult, kui me võtame kõik kokku, siis see oli vägev üritus ja just nagu sa ütlesid, spordi mõttes oli vinge ja pinget oli kuni lõpuni. Mis veel tähtsam, et tegelikult ju järgmine generatsioon sai väga kõvasti eetrit nii Eestis kui ka üle Baltikumi, üle maailma. Ma arvan, et väga paljude nende sõitjate jaoks need võidud või teised kohad või ka kellelgi kolmandad kohad, need on päris olulised ja need viivad edasi. Need aitavad raha kaasata, need aitavad läbirääkimistel oluliste inimeste tiimidega, et spordi mõttes ma arvan, et paremat investeeringut Eesti autorallisse ja rallisporti on keeruline ette kujutada. Ma vaatan siin praegu punktitabelit ja eks me oleme siin tulemustel ikkagi silma peale hoidnud ka ülejäänud ERC hooajal. Pärast seda siis mindi ju Itaaliasse, Tšehhi ja Inglismaale ja sõitmata on veel Poolas. Ja kui me vaatame selle punktitabelit näiteks Wikipediast, siis me näeme, et need, kes siin eesotsas on, ega need väga poodiumi kohti pole võtnud, mis räägib seda keelt ja kui me piilume siia natuke ettepoole, kes võitis Rally di Roma, keegi Andrea Krugnola ja kes võitis paarumis Dominik Striteski. Nii, see näitab, et Euroopa on täis kohalikke staare ja see, mis juhtus Rally Estonial, et Virves ja Linnamäe olid teistest üle, on juhtunud ka mujal. Ja, et seal ongi see spetsialiseerumine on kuidagi huvitav ja mis ongi kiht nende Rally 2 autodega, et nad on ju, loomulikult on, kellelgi on parem auto ja nagu lõplikku võrdsust ei tule, aga seal on ikkagi võimalik väga paljudel tulla ja võita ja see võimalus on olemas, et lihtsalt see Rally 1 autoga, esiteks sa ei saa seda autot, kui sa oled erasõitja, see on päris keeruline, see on päris kallis ja kõige paremas mõttes see Euroopa meistrivõistluste seis, mida sa ütled, et tulevad kohalikud või lähipiirkonna spetsialistid ja tegelikult võidavad ära, sellepärast et saavad piisavalt hea auto ja see teadmine ja kogemus on nii kõva, et tulevad ja teevadki selle asja ära. Ma nii palju veel Rally Estoniast turgitsin, et ilmselt te teadsite seda juba varem, aga eilses sellest riigieelarve seletuskirjast ja kogu sellest pressitrallist ju selgus, et jääb puutumata suurvõistluste ja suursündmuste pott. Lõite käsi kokku? Ja me tegelikult teadsime, et meil on riigiga kokkulepped olidki 24-25, et nii suuri asju ei saa tegelikult teha niimoodi, et me paneme käigu sisse ja võtame välja ja meil ka promootoriga lepingud on, või see leping on 2-aastane, 24 ja 25 ja seal on võetud väga selged kohustused ja me peame seda suure pildina vaatama igat moodi, et muidu see ei ole võimalik. Kas selle aasta majandusliku mõju analüüs riigile on teil valmis tegemisel? Jah, valmis, aga mingid viimased numbreid veel täpsustame ja avaldate? Kindlasti avaldame ja see peabki olema avalik, et lihtsalt siin veel mingid metoodikaid arutame ja numbrid iseenesest on okeid ja tore on see, et Eestis on tekkinud erinevaid ettevõtteid, kes on võimelised täiesti teaduslikult neid analüüse tegema. Meie soov on lihtsalt see, et nad oleksid nagu läbivalt samadel standarditel erinevatel võistlustel, et vähendada sellist pildisegasust, et kui me teame lõpuks mingi tulemuse eurodes, et siis see erinevatel suurvõistlustel oleks võrreldav. No sinu inside infot me kindlasti vajame veel mitmes punktis, mis meil täna saates tuleb, aga lähme ikkagi Tšiili rallile. Meil ei ole veel testikatse tulemusi, me teeme niisuguse harjumuspäratul ala selle saate, aga eks see ole ka harjumuspäratu graafikuga ralli meie jaoks, sest toimub ju teisel pool maakera ja järgmised saated lähevad täiesti öösel salvestamisse, et homme õhtul ja laupäeva õhtul ajame Rolandi voodist üles, kui te juba rallit ei vaadanud. No peab ajama üles aga igal juhul tegelikult ma arvan, eks see Tšiili ralli kõige kuumem teema on ja saab olema kogu nädalavahetusel see, et kas tiitel on jagatud või tiitel ei ole veel jagatud. Urmo, mis sina sellest arvad? Siin
me näeme sotsiaalmeedias rallifännid Eestis lähevad täitsa hulluks juba, et vaidlevad, et kas on mõtet veel punnitada või ei ole ja minu meelest seal Soomes Jari-Matti Latval on ka üks mees, kes on täitsa hulluks läinud ja tema juba loobus. 34 punni vahe. Nevillil ja Tänakul. Ja ma arvan, et see on vale koht, kus loobuda, et tegelikult Siili ralli on näidanud seda, et ta on päris keeruline ja miks ta on keeruline on see, et ta on ju Soomele või kohati ka nagu Eestile sarnane üsna kiire, aga pinnas muutub väga palju ja seal on olnud ju ka ässadel päris nagu rajusid, avariisid ja ka Nevillil endal muuses. Ja mis ma öelda tahan, et seal on nagu väike eksimus ja võib olla nii, et sul ei ole nagu superrallist isegi midagi rääkida, sellepärast kui selle hooga läheb ära. Mitte ma ei soovi kellelegi halba, aga Siili ralli on kindlasti ralli, oma keerukuse ja kas või refi taktikaga, kuidas me oleme näinud, et seal saavad lihtsalt nagu refid saavad paugust otsa või tehakse mingi muu strateegiline viga ja ega ennem ei ole läbi, kui ta on läbi. Mina küll siin alla ei annaks. Väga õige. nii see ongi tegelikult, et punktivahe ju võib tunduda küll suur, on ju, aga selle aasta kindlasti see punktisüsteem halastab, kui peaks tulema katkestamine. Aga sellegi poolest, ütleme, ühtegi sellist, Nevillil ühtegi nii-öelda nulliringi veel ei ole olnud, on ju. Jälle, kellelegi halba ei taha, aga paratamatult statistika räägib seda, et igal hooajal kellelgi see nulliring ikkagi paratamatult tahab sisse tulla. Ja see tähendab, et võib-olla isegi nagu sõitja vaatevinklist tahaks öelda seda, et sellises positsioonis olla, kus on Nevill, on tegelikult oluliselt keerulisem olla. Alati on see tagantulijane kuidagi lihtsam olla, et sul on üks konkreetne missioon, sa tead, et sa lähed, sa pead endast 100% andma, versus see, et sa nagu pead kulgema seda rallit läbi ja kindlalt punktid tooma. Et see võib olla päris selline huvitav mentaalne mäng ja tegelikult Nevill ei ole ka selles olukorras varem olnud. Et ka selles olukorras, mida hakkab ilmselt meedia siin väga talle peale suruma, ma arvan kohe juba täna intervjuudes, et kas juba tiitel on taskus ja mis plaaniga nüüd rallile lähed, et see on tema jaoks esmakordne kogemus, on ju. Ja tegelikult, kui me ka Kreeka ralli minu meelest Ožeeri avaldused võtame natuke lahti, siis ma olen suhteliselt kindel, et see oli selline sportlaslik mentaalne mäng tegelikult. Et suruda natukene mentaalselt Nevilli, kindlasti seal midagi pahatahtlikku polnud, mida Ožeer ütles, aga kui sa oled sellise kogemusega mees nagu Ožeer, siis sa tead, nagu mis nuppudele vajutama peab. Ja see kindlasti oli see, mida ta üritas ka teha seal rallil, et ma arvan, et see jätkub ka siin, kuigi palju, täna muidugi ei tohi täna öelda sellist asja välja, mida ta ütles. Oma selles auto headpoole antud intervjuus viimases mõned päevad tagasi ta ju põhjendas, miks ta seda ütles. Ma ei tea, kas see põhjendus on päris, aga kuna MM-sari pole praegu parimas võimalikus vormis, isegi mitte selle lähedal, siis ma arvan, et väike lisavürts pole üldse halb. Nõus. Aga matemaatiliselt on vaja, et Nevill saaks ju Tänakust 26 punkti rohkem, eks? Jah, oli küll niimoodi. Jah, me näeme seda juhtumas või me ei näe seda juhtumas? Ma ei tea, ma ei usu ja ma arvan, et spordil oleks kasulikum, kui ta ei saa. Mitte ainult Tänakust, vaid ka Ožeega peab vaatama punkti vahet. Seal on 4 punni on Otil ja Ožeel. Ma arvan, mis on keerukas, mida juba oleme siin arutanud, et Nevill on ju nii pikalt seda tiitlit tahtnud. Ma arvan, et tema peas käib päris paras virvarr. Ja jällegi minna seda rallit seal esimeselt positsioonilt, kus väike viga võibki lõppeda sellega, et sa ei saa neid nagu, ma ei tea, sa ei saa üldse mingit punkte. Seda on üsna lihtne seal teha ja jällegi ei soovi seda, aga ma arvan, et see kellelegi täna tiitli kaela riputamine on väga vale. Minul on küll, kui ma Chilli rallile mõtlen, mul tuleb, mis teil esimesena pähe tuleb? Lähiajal ole mõtlete? 2 võitu. 2 võitu. Minul tuleb ikkagi see Nevilli rullumine. See oli ikka rõve vaatamine. Ta tuli sealt välja taarudes ja ma lugesin just, et Service Parki läks tagasi karkudes üldse. Et ei ole tore. Ja tegelikult ega kui me võtame ka ju aasta 2 taga nüüd 2 jooksul on Nevill kõva arengu teinud kiiretel rallidel
samamoodi Soome, Eesti, et see tempo on olnud oluliselt parem, mis ta on varasematel aastatel olnud. Aga sellegi poolest ei ole ta see tugevuskoht, et kui ikkagi, nagu sa ütlesid, Chilit võtta, see on päris palju sarnasust Soome või Eestiga ka kohati, tee karakteri poolest. Et see ei ole ta tugev ralli. Kindlasti see ei ole ta tugev ralli. Et pigem ma arvan, et mis mängu ta mängib, on see, et lihtsalt liiga palju punkte ära mitte anda. See on kogu küsimus, mis nagu tema peas ma arvan tiirleb, et nüüd on vaja lihtsalt hoida ja mõistlikud tempot, et ma ei tea, see punkti vahe seal üle 10 kärisema ei hakkaks võib-olla midagi sellist. Okei, tiitlimäng sõitjate vaatest on üks asi, aga teine asi, mida Cyril Abiteboul ja Jari-Mati Latvala samuti peavad ju meeles pidama, on tootjate arvestus. Ja seal on meil vahe praegu 445 miinus 410 35. Kui tähtis, Urmo, on tootja tiitel? Kui tähtis ta siis oli, kui sina sõitsid? No ma ei tea, ma ei ole kunagi tootja tiitli peale sõitnud, et ma olen unistanud sellest. Ma võin utreerida, et kui tähtis ta on. Aga sa nägid kõrvalt, kui tähtis see oli suurtele? See on ikka väga tähtis seal. Eks sõitjad mõtlevad, ma arvan, ma ei ütle valesti. Kui tiim ei saa tootja tiitlit, siis on lohutuseks see, kui keegi tiimis saab siis sõitja ja kaardilugeja mõttes tiitli. Et see on lohutus, ma arvan, et ikkagi autotootjad ajavad taga tootja tiitlit. Ja eriti Cyril Abiteboul, tal on ju esimene aasta, eks? Teine. On teine või? Vast ikka on teine aasta nüüd või? Jah. No, ühesõnaga, eriti oodatakse ju Cyril Abiteboulilt tootja tiitli toomist. Ja ka selles valgus, et me teame, et Hyundai'l need prioriteedid hetkel võib-olla ei ole WRC poole kaldu. Nad liitusid siin ka selle VEC-sarjaga ja mis saab ülejärgmine aasta, me oleme teadmatuses. Otil ja Neville'il on ju 1-aastane leping. Ja ega selles mõttes see tiitel võib ju tähendada väga palju, ma arvan, ka siis Hyundai tuleviku mõttes, et kuidas jätkatakse, kas jätkatakse. Ilmselgelt on ju, statistika näitab, et Hyundai on olnud ju see järelkõindija Toyota järgi ja kui selline muutus tulnud on, võib-olla ka järgmine aasta ollakse oluliselt tugevamad, plaan on ju selge, mida nad teha tahavad. Et kui nähakse, et Hyundai ikkagi on kasvanud selle uue strateegiaga nii-öelda liidri positsioonil olevaks meeskonnaks, siis on ju tegelikult lugu võib-olla juba järgmine. Võib-olla mingid mõtted seal peakontoris hakkavad ka muutuma, et ega seda kunagi ei tea. Igal juhul ma arvan, et see Hyundai tiitel oleks ülitähtis täna spordi jaoks jälle. Ja ma arvan ka, et me siin spordisõpradena, kuigi ma olen suur Toyota tiimi fänn, on ju. Jah, sama. Siis kahjuks me täna rallispordi sõpradena peame lootma, et Hyundai võtab selle tootjate tiitli, sellepärast, et muidu, nagu sa ütlesid, et seal peakorteris võib igasuguseid nagu loobumise mõtteid ja me ei tea, kuhu need mõtted viivad, see on üks asi ja teine asi, kui Hyundai nüüd võtaks selle tiitli, äkki see innustab ka teisi tulema, et ikkagi on võimalik nagu selle Toyota ülemvõimu vastu saada. Väga huvitav arutelu oli Dirtfishi podcasti Spin, kus seal paneelis on üks endine tiimipealik. Kas ta perekonnimi võis olla nüüd Donaldson äkki või? Donaldson. Jah, oli küll vist. Tema nüüd pani ennast Abitepouli kingadesse ja püüdis siis ette kujutada, millised need võimalikud strateegiad sellele rallile minnes võiksid olla. Mida sa, Urmo, ütleksid tiimipealikuna Otile, mida Neville'ile ja kuidas sa need keskpõrandale kokku tood, et mida nad tegema peavad, mis lähenemisega seda rallit alustama? Kas on üldse mõistlik lasta kahel mehel lõpuni ära sõita nagu võidu? Ma ei tea, ma väga liiga palju ei sekkuks sinna, ma arvan, et see, eriti kui me võtame Terri, et ühtepidi on Ogier töötleb, meedia töötleb, ise ta töötleb ennast kindlasti, tuleb tiimipeadlik töötleb veel, et siis see on nagu siuke akliha lõpuks, et mina ei sekkuks, laseks ja ma ütleks niimoodi, et Oti mõttes ka, et väga suurte kogemustega sõitjad, ei ole ju rumalad väga hea tunnetusega, et nagu ralli alguses kindlasti ma ütleks niimoodi, et ma ei teeks ilmselt mitte midagi, laseks profidel teha oma tööd ja vaataks, mis see seis on siis reede õhtul, võib-olla korra arutleks ja ma arvan, et laupäeva, ma arvan, lõuna ajaks võiks olla see seis juba selge. Siis
on äkki mõistlik mingit strateegiamänge teha, aga kohe alguses ma ei tea. Nii, aga mis te arvate sellest teooriast, et me teame, et jaapanlased on kõige punktuaalsemad rahvas maailmas, aga ega korealasega palju maha ei jää ja nad tahavad tiimi pealikult näha paberil seda strateegiat, millega minnakse. Ja me teame, et Abiteboul on harjunud joonistama erinevaid strateegiaid juba vormel 1 Renault aegadest. Et ta on valmis joonistama rohkem strateegiat, kui WRC üldse kui karusselis kokku aja jooksul on joonistatud. Jõuab nagu selles mõttes ette kujutada ühe ralli jooksul, sest vormelis neid muutujaid on võib-olla isegi nagu veel rohkem. Aga rallis see vastu palju rohkem nagu teadmatust. Et kas sa ei arva, et see on tegelikult juba kuskile paberile pandud? Ei, ta võib olla paberile pandud ja lihtsalt küsimus on see, et kuidas sa seda ellu viid ja missuguse surve sa paned oma sõitjatele, et loomulikult sa saab teha mingid strateegiaid ja mingid olukordi läbi mängida, aga kui me võrdleme rallit ja vormel 1, siis küll on mõlemad autospordi alad ja 2 tippala, aga nad on täiesti erinevad. Et mina olen kuidagi enda jaoks teinud sellise võrdluse, et vormel 1 on tippteadus, kus me laseme mingid tuhandike pooleks. Ralli on oma olemuselt tegelikult ikkagi akrobatism, sellepärast, et viskad mingit palju õhku, aga sa ei tea, kas sa püüad kive, triikraudu või mingid klaase, et piisab sellest, sinu ees minev auto lõikab kuskil midagi ja sul on, eriti seal Tsiilis on ju, sul on tee mingit keskmise suurusega kive täis ja sul on sealt ainult halvad valikud, et millest sa seal üle sõidad. Vormel 1 üldiselt me ei näe selliseid asju, et midagi nii drastiliselt muutub või mingi kurv järsku on oluliselt libedam või tuleb väga palju vihma, on kuskil vett, et seal on nagu nii lihtsalt, nagu kõik on muutunud. Sa võid seal joonistada, ma arvan, et ta joonistabki, ta teeb kõik protsessid läbi, et kõik oleks poliitkorrektne, aga mis see päriselt hakkab juhtumis, ma arvan, et kui ta ütleb, et ta kontrollib seda, siis mina ei usu. Jah, ma arvan, et hea näide on ju Kalle Roompere Soome ralli pühapäevane väljasõit ühe kivi pärast lihtsalt on ju. Et sa võid teha, mida tahad, aga see ralli sa ei pruugi nii minna. Ja tegelikult ju, kui hakata mõtlema rallis strateegiat kasutama hakata, tõenäoliselt on mõistlik alles pühapäeval, kui sul on tegelikult kõik pilt selge. Ja siis juba hakata võib-olla tänase punktisüsteemi järgi pühapäeva punktidega midagi mängima, kas seal üldse on midagi teha või ei ole. Et see ralli, see strateegiamäng on nagu ta on, et kas meil on mõtet hakata tõstma, liigutama kedagi, keegi võtab trahvi, et saab üks auto ees puhastab rohkem või midagi. Et see kõik on selline nagu mõttetu tegevus, sest rallit on ikkagi vaja sõita üle 300 kilomeetri ja mis see lõpuks juhtub, keegi ei tea. Et kõige, mida me tegelikult oleme ka näinud, mida tehakse, ongi see, et lõpetatakse ralli ära ja keegi võtab trahvi lihtsalt ja tõstab teise mööda, kui see võimalus on. Ja see ongi põhimõtteliselt nagu kõige labasem ja kõige lihtsam, loogilisem strateegia, ainuke, mida teha saab seal. Aga räägime sellest, kes meil on Tšiili rallil. See nimekiri on ju ka väga põnev. Meil on Thierry Neuville, meil on Sébastien Ogier, Ott Tänak, Kelvin Evans, Adrien Fourmaux, kõik mehed, kes on muidugi olnud. Aga meil on Kalle Roompere tagasi. Ogier juba võtame by default, et ta juba oleks pidanud tegema pooliku hooajaga, ühel hetkel otsustas, et ma teen ikka täishooaja, et kui ma juba siin olen ja punkte on vaja. Tiitel juba paistab, on ju. Mingi tiitlit ma ennustan, et ta ei saa. Et see 9 jääb 9 meestele. Võib-olla seal on natuke teisi mehi, võib-olla eestlane eesotsas, kes võib-olla tahab rohkem natuke seda tiitlit, et Ogier tõenäoliselt ikkagi teeb meeskonna mängu ja kui kõne tuli, siis ta lihtsalt oli lihtsalt nõus seda tegema, et see on tema motivatsioon, et seal lihtsalt pangakontole midagi tiksuks. Aga Ogier ja Kalle koos, ega me seda kooslust ei ole see aeg ju palju näinud. Kas üldse või? Ogier ja Kalle koos. Oleme näinud. Nüüd ju Kreekas just oli. Just. Jah. Aga väga palju seda ei ole loomulikult olnud, sest ju mäng on olnud ikkagi sedapidi, et vähemalt üks oleks nii-öelda maailmameister oleks Toyotal olemas, aga nad siis on roteerunud. Keda ei ole, on Takamoto Katsuta, kes, ütleme ausalt, on see hooaeg ebaõnnestunud. Pehmelt öeldes ebaõnnestunud. Ma ei tea, Urmo, kas sa nõustud või ei nõustu, aga mina näen, et see, mis tehti, selle oleks pidanud juba varem ära tegema. Ja tema asemel on siis Sami Pajari. Ja ma nõustun, et ta mingi hetk ikkagi tegi arengus, mingi hetk tegi hüppeid, siis tegi väikseid samme, siis saabus platoo ja täna sellel aastal ikkagi on läinud sealt platoolt tegelikult tagurpidi tagasi alla
ja mingitel rallidel ikkagi kukub täitsa läbi. Jaa. Ja tegelikult seda on olnud isegi kurb vaadata, sest enne rallit me oleme siin lihtsalt nalja visanud, et võiks panustada selle peale, et Taka võidab katseid ja siis paneb ära või teeb mingi lolle vigasid ja spinne ja tegelikult nii iga kord läheb, et see lihtsalt kasvab üle pea tal tundub kuidagi, et siis tüüpiline vabandamise laine seal lõpus, et ma ei taha üldse kritiseerida, ta on nagu kindlasti üks sümpaatsemaid sõitjaid sarjas. Aga tõesti, ma saan aru ta positsioonist, ta on Toyotas, ta on jaapanlane ja ta tahetakse, et ta sõidab ralli 1-ga. Aga teha see switch näiteks, mida tehti eesotsas Ott Tänakuga, Elfyn Evans, Adrian Formeau, teha see samm tagasi, et nagu tule aasta aega nagu mõtle, sõida rahulikult pingevabalt ja tule tagasi, on ju. Et see tunduks nagu lihtsalt nii loogiline ja mõistlik hetk, et ta on ka tegelikult ju noor mees veel. Aga ilmselt seda võib-olla ei saa teha just nii-öelda PR-i pärast, et jaapanlane ikka peab olema suures autos Jaapani meeskonnas. Aga see, mida tehti praegu, tundub olevat ikka täiesti õige samm. Ma ei ütle, et Sami on kiiruse poolest kiirem, ma ei usu seda. Aga võib-olla kui võtta hooaja lõikes, siis kes tooks rohkem punkte, siis võib-olla Sami ikkagi oleks see mees, kes tooks rohkem punkte. Tema muidugi saaks tulla selle positsiooni pealt, et tal ei ole seda nii suurt pressure'it peale ja ta saab tulla oma asja teha. Täna ikkagi Takalt oodatakse tulemusi, häid tulemusi. Ja ma arvan, me vaatame seal nagu potentsiaali, et tundub, et praeguse selle skeemiga Taka potentsiaal on ammendunud ja seal see potentsiaal väheneb. Ma olen nõus, võiks Rally 2 autosse istuda ja tegelikult ju 7 või 8 sõiduga on võimalik võtta seal võistelda tiitli eest ja ülejäänud sõidud teha ikkagi nagu Rally 1-ga, et ma arvan, igat pidi see oleks nagu väga hea ja Samile anda see võimalus, et just nagu noortel, et muidu ongi selline nagu betoonseina tunne, et noored ei pääsegi kuidagi sinna suurde mängu. Kuule Urmo, aga kui me juba noortest räägime, lihtsalt korraks käik, kas sul on mingit infot, kuidas see tagataustal see nii-öelda promootori, FIA ja meeskonna vaheline koostöö on, et pandi Martin Sesks, pandi suure autorooli, Sami Pajari. Ma saan aru, et Martinsi puhul kindlasti on see osalus võib-olla suurem, aga kas Sami puhul, kas see mis toetus seal üldse FIA poolt oli või see ikkagi tegelikult on ta Toyota mees ja Toyota kulude kirjadega ta seda asja teeb ja tegi ka Soomes. Kuidas see asi seal tegelikult nagu turundatud on, et see tundub veider, et FIA maksab nüüd või promootor maksab Sami või maksis Sami Soome ralli põhimõtteliselt osaliselt kinni, kui tegelikult kõik teavad, et on Toyota meeskonna telgi all niikuinii ja tõenäoliselt mingid kokkulepped juba tehtud. Ja ma seda lõpuni ei tea, aga juba päris mitmeid aastad tagasi, mis oli mure meil promootoriga kohtumistel, oli see, et just see nagu järgmine generatsioon, kuidas ta saaks sinna Rally 1 autosse, et see ongi nagu selline nähtamatu betoonsein, et sa ei saagi nagu sealt, esiteks ei ole neid autosid, pole kohti ja siis pole raha, on ju. Ja nii palju, kui ma tean Seski siis sõitmise lugu, et siis kuidagi prooviti nii teha, et kui keegi, kes sõidab siis maailmameistrivõistlusi Rally 2 autoga, me umbes teame, et see üks etapp maksab selline 80-90 000 kuni 100 000, oleneb testidest ka mingites oludes rohkem. Aga me võime circa öelda, et see on mingi circa 100 000 lugu per etapp. Ja promootor ja FIA proovisid siis nagu potentsiaalikatel noortel võimaldada siis niimoodi, et nad saaksid sõita mingi etapi või etapid ja nende kulu ei suureneks, ehk enam-vähem kui on see nagu per etapp see circa 100 000 olemas, siis proovitakse seal mingite kokkulepetega see ülejäänud kokku panna. Loomulikult tiimide kulud on erinevad Rally 1 autoga sõitmisel, ilmselt M-spordil kõige soodsam ja sellepärast ka see Martin Seski asi tehti M-spordiga. Ma arvan, et see on väga hea ja isegi ma ütlen, et nagu promootor peaks ja võiks ja FIA ka peaks ja võiks nagu seda teha, sellepärast et see aitab nii palju kaasa just nagu Rally 3, Rally 2 tasandil, et toetajad näevad, et lõpuks, kui me oleme head, siis hakkavad mingid meetmed tööle nendel kõige parimatel. Ja see ei saa olla üks sõitja aastas, sest siis on nagu, siis on nagu selline mingi lototroni tunne, et mul on ebareaalne olla see üks ja kes see siis valib ja kuidas ta valib. Ja ma saan aru, nii palju, kui ma olen promootoriga rääkinud, siis tegelikult järgmisel aastal seda tahetakse laiendada, mis on väga hea. Promootor on saanud hästi kõva kriitikat siin erinevate asjadega, siis ma ütleks, et see on küll hea asi, mis on tehtud ja ma loodan, et neid noori tuleb juurde ja teistpidi just nagu altpoolt see motiveerib siis nagu toetajatel panustama
siis nendesse noortesse sõitjatesse, kellesse nad on investeerinud. Tekib mingi lootus. Me kõik ju loodame, et see noor on Robert. No võib-olla see on Georg, on ju, et tegelikult mingil hetkel see on Romet, on ju. Et see ongi, see tegelikult selles püramiidis, see toob investeeringuid ja lootust juurde sinna alla otsa. Sul on mõtet teha sellepärast, et midagi üleval pool juhtub. Kas promootoril on täna ikkagi palju raha? Et me näeme, mida siin kõike korraldatakse ja tahaks ise olla lihtsalt umbes siin 6-7 aastat noorem ja kõigest sellest osa võtta, kaasa arvatud viimasest üritusest, mis korraldati naistele, kahjuks ei oleks saanud osa võtta, aga igal juhul tundub, et raha on, et tekitada neid võimalusi noortele. No ühtepidi ma tean seda, et nii promootorile kui FIA-le need COVID aastad olid päris keerulised, ma arvan, ei ole kedagi, kellel ei oleks need keerulised. Ülemäära hästi, ma arvan, ei lähe neil. Aga nüüd on tekkinud mingisugune stabiilsus ja mingisugune rahaline võimekus. Ja ma arvan, me kõik oleme nõus, et tänane WRC on ühtepidi, ta on nagu tippsport, aga me kõnnime väga õhuksel jääl. Kui veel läheb halvemaks, siis on väga keeruline. Ehk nüüd on vaja investeerida selleks, et läheks paremini. Ja see investeerimine noortesse, vahet ei ole, kas see toimub nagu Toyota eestvedamisel, nagu on Bajari, või mingite sõitjatega promootori eestvedamisel või on seal mingid kombinatsioonid, siis see viib edasi ja see kaasab turge, see loob lootust, see tegelikult toob jälgijaid juurde, sest lugusid tuleb. Me peame sellest vaakumist välja saama. Päris mõnus sõitjate rulett on käimas kuskil taustal, millest võib-olla isegi nii palju ei räägita, kui mõnes teises võidusõidusarjas juba sügiseks räägitakse. Aga ma küsin ära, kas te usute, et Sami Bajari on juba Toyotaga järgmiseks aastaks käed löönud? Mina olen selles, ma arvan, juba poole hooaja pealt oli suhteliselt kindel selles. Ma ei tugine mitte millegile, aga lihtsalt kuidagi ütleme nii, et Excel klapib kokku. Kas Elvin Evans läheb M-sporti? Pat sellele, minu Excel, seda rida mu Excelis ei ole. Vaid aga Surmal on. Mis see Urma Excel ütleb? No mul ei ole mingit Excelit, mul on, ma ei tea, tagajalgades. Mis tagumiku tunnetus on, kas Elvin Evans ja M-sport käivad kokku? Võiks käia. On minevikus käinud, eks? On käinud ja võib-olla Elfin saaks sealt pinge maha. Et Fordiga on see lugu, et taga ju ei pea võitma. Aga kui võidad, siis on kõva sõna. Et võib-olla see võtaks tal mingi pinge maha ja tegelikult ju Formeau näitab, et selle autoga saab kiiresti sõita. Ülilahe oleks, kui Formeau jääks ja Elfin tuleks ja siis oleks meil tegelikult päris äge tiim. Nii, aga me siin oleme paar saadet tagasi arutanud ja sellest on ka juttu olnud, et Formeau äkki tahaks nüüd hoopis Hyundaisse. Mina jubedalt tahaks, et ta ei lähe sinna. Sest? Sellepärast, et Hyundai on nii eriline auto, et seal põletatakse talente. Ja ma ise täpselt, ma arvan, et Kreekas rääkisime sama, et see raha võib tunduda võib-olla atraktiivne, et tõenäoliselt on, mida seal pakutakse, kui M-spordiga võrrelda. Aga sealt ei tule pärast, see vajab aastaid aega, et selle autoga sõitma saada. Ja ma kardan täpselt sama, mis võib Formeauga juhtuda. Et selles mõttes oleks tal hea turvaline olla M-spordis. Ta teab seda autot, ta teab meeskonda, ta teab, kuidas sellega sõita. Aga nüüd ongi küsimus, et kas sealt hakkab lõpuks nagu taskusse ka midagi jääma või peab ikkagi lõunasöögi ise ostma rallil? Siis ruletist veel rääkides, kes meil veel on järgmisel aastal veel kohata? No Formeau'st rääkides, Formeau ütles, et ta läheb Tšiili rallit võitma näiteks. Usute, et see on võimalik? Kui on õnne ja see auto vastu peab, siis tegelikult ju võiks olla. Mina just mõtlesin, et äkki see annab võimalus, et teised mängivad mingid taktikamänge, hoiavad, ei suru piisavalt ja tuleb üks mees ja surub. Ma arvan, et seal saab olema päris põnev tegelikult see just, ma arvan, esimene rallipäev, et tegelikult ju Tšiilis ka stardipositsioon ülimalt tähtis. Ja ma arvan, et reedel me võime näha väga huvitavaid selliseid päeva lõpu tulemusi, kus Formeau täiesti vabalt võib olla selle ralli juhataja, ma arvan ka Sami Bajari võib olla väga eesotsas ja kus on Martin Cesk, tema saab ilma hübriidita näidata, mis on see maksimum, aga ma arvan, et sealt võib päris häid üllatusi tulla ja see ralli igal juhul vähemalt reedene päev saab olema, ma arvan, midagi sellist võib-olla, mida isegi ei oskaks oodata. Nii et tõepoolest, ma üldse ei kahtle selles, et
Formeau suudaks siin ülihead tulemust teha. Ta, ma arvan, et terve hooaja jooksul on näidanud, et poodiumimees on ta igal juhul, seal pole kahtluski. Stabiilsus on ka olemas. Paar üksikut viga on teinud, mis on suhteliselt tobedad vead olnud tegelikult ja väiksed vead. Et Tšiilis ära vormistada võit, ma arvan, et ei ole üldse võimatu. Ja ta on mega näljane, et ta on kõikidest, ma ütleks kõikidest sõitjatest kõige näljasem, ta peabki olema, ta on noor sõitja, aga see enesekindlus, autotunnetus ja millise näljaga ta paneb, isegi teeb selle vea nagu siin viimasel etapil, siis nagu pead pidi rattakoopasse, isegi ei mõtle, et kas seal äkki mingid asjad on kuumad, teeks kiirelt korda ja paneks edasi, noh. See näitab seda suhtumist ja mulle õudselt meeldib see. Ja ta on teinud selle ikkagi nagu ägedaks, sest vahepeal jälle nagu sa ütled, Urmo, selline steriilne sport on ja siis Formeau on vähemalt üks mees olnud, kes on teinud selle asja nagu üliägedaks ja põnevaks siin selle hooaja jooksul. Kõik, mis ta seal katse lõppudes ütleb, täpselt see, mis sa rääkisid, kuidas ta oma autot remondib, siis on Dirtfish oma kaameratega kohal ja ta on nii äge karakter seal, et kindlasti see oleks jälle, nagu me võtame sporti üldisemalt, see, et ta tuleks, võtab võidu, annab veel rohkem enesekindlust juurde, ilmselgelt oleks vähemalt üks mees juures, kes järgmine aasta tahaks tiitli peale sõita. Formeau siis Rootsis 3., Keenias 3., Poolas 3., Soomes 3. ja teised kohad on siin Monaco 5., Portugal 4., Läti 4., Horvaatia, Itaalia ebaõnnestusid, Kreekas oli siis nagu ütlesid peadpidi rattakoopas. See oli raju intervjuu. Ma ei tea, sa räägid sellest intervjuust, kus ta selle mutrivõtmega või midagi keeles ja ma üritan seda asjasid välja tõmmata ja 15 minutit on juba mööda, siis siuke piinlik vaikus, isegi piinlik, väga lahe vaikus ja siis reporter ütles, aga ära anna alla. Jah. Ei, pull. Aga kuhu sellesse ruletis, millise koha saab Martin Sesks järgmisel aastal? Kas ta saab selle ilusa punase või musta koha või jääb sinna, vaata mõned pallid jäävad ruleti laual jäävadki keerlema sinna otsa? No ma arvan, et see, et tal see Tšiili ralli võimaldati praegu, ikkagi näitab midagi. Midagi see peab tähendama, et tahetakse näha veel, mida ta suudab. Et nüüd on ju ralli, mis on tema jaoks täiesti võõras ja seda infot on vaja, et teha mingid järgmise aasta otsuseid. Siin pole Läti. Jah, et see järelikult see nimi ju peab laua peal olema, aga ei saa otsust teha, sest pole piisavalt infot, et mingit otsust teha selle Poola ja Läti põhjal on ju. Nii et tegelikult see Tšiili ja kuskilt intervjuust käis ka läbi, et kui Tšiili õnnestub, siis on kõik võimalused avatud, et järgmine aasta tal võiks olla mingi etapi arvudega siis hooaeg olemas karussellis, aga selleks peab Formeau eest ära minema ju. Me ei tea, jälle ei tea, on ju, et kus, kelle rahad, me teame, et ta on Indoneesias, käib, õpetab rikkaid inimesi sõitma. Jah, tema Läti auto müüdi, Poola auto müüdi ka Indoneesiasse maha läbi Martinsi kontaktide, ehk tegelikult on ta nagu üpriski huvitavas positsioonis, kus võib juhtuda ka, et pärast Tšiili rallit tema tuttavad kuskilt Indoneesiast ostavad ka järgmise auto ära, et ta on päris huvitavas positsioonis omadega, kus tal tegelikult endal raha ei ole. Lätis ilmselgelt on rahadega veel keerulisem kui Eestis sponsoreid leida. Aga midagi tas on, mis ikkagi M-sporti kõnetab. Ma arvan, et ei ole keerulisem, et riigid on võrreldavad, ma saan aru, mis sa mõtled, et eestlased on arvanud. Võib-olla spordi populaarsuse mõttes. Ralli populaarsus riigis, jah? Ja, mis nüüd on juhtunud, on see, et seal buumib, seal Martinis ikkagi on näidanud, et on võimalik ja kui me vaatame üldse seda turgu, on ju, Eestis on ikkagi väga selge mingi püramiid, et Ott ees, teised järgi seal ja ei ole ühte sellist Iirot, siis kas te teate Läti mõnda teist sellist kangelast veel? Tegevkangelast ei tea. Jah, ütleme niimoodi, et kes ikkagi nagu pürgib kuskile nagu maailmameist, kelle eesmärk on sõita ralli 1-ga või kes on nagu ralli, Martins on ja rohkem ei ole, on ju. Siis tal on see positsioon, et ta saab haarata kogu selle turu ja ikkagi võtta sealt need kaasa, kes on võimelised investeerima ja kindlasti see, mis sa rääkisid, et leida Aasia poolt raha ja ma arvan, kui kõik see kokku panna, siis promootor tuleb appi, ta ise leiab raha, M-sport tuleb appi ja lõpuks on ju see, et kõige kallim, see pole isegi seadusega võimalik, kõige kallim on sõita ühe autoga
MM-sarja. 2 autoga on natukene nagu per auto odavam ja järjest sealt ta läheb nagu odavamaks, et võtta 1 auto nüüd jälle kaasa, küsimus palju M-spordil on, siis ma arvan, et ta on nii noor tulija ja nende teiste siis nagu liigutamine siin väga ei mõjuta. Et kui tal on mingi eelarve olemas siilis, kui ta suudab normaalselt sõita, et mina seal seda ei looda, et ta sõidab samamoodi nagu Poolas ja Lätis, see oleks ebanormaalne. Kui ta sõidab, siis on selge, et on väga kõva talendiga tegemist ja see loomulikult parandab tema positsioon, aga ma arvan, et seal mingid asjad on juba kindlad ja pigem tahetakse kinnitust, et ta suudab okeilt sõita seal 5, 6, 7. Ma olen tegelikult Martinsiga põgusalt arutanud ka seda teemat, et tegelikult kuidas see nagu juhtus, et nagu nii hästi on läinud. Kas sa nagu omast vaatest oskaksid mingit kommentaari anda, et tegelikult võtame Rally 2 autoga, see, et ta on Lätis ja Poolas näidanud ulmelisi tulemust, ulmelist kiirust, on sama, mis võrrelda, ma arvan, Robert ja Georgi sõitu Eestis, on ju. Aga see hype on seal ümber nii suur, et kus see nagu tuleb? Aga ta ei ole seda hype'i ka petnud? Ei ole, aga täpselt ongi need 2 rallit, on ju, kus ta tegelikult ongi ülihea, aga pannaksegi nagu edasi, et tavai järgmisele rallile, et see tundub nagu selline ütleme, Bitcoini ostmine, on ju. Et kas on nagu täiega või nagu täiega üles või täiega alla, Ega me ei tea ja mis on veel, et kui vaadata erinevate sõitjate arengut, siis toon mingid näiteid, kas või Georg Linnamäe, et kui ta sõitis esiveolise autoga, siis see oli tema jaoks nagu ebamugav. Ma ei mäleta ühtegi nagu väga sellist mingit hiilgavat tulemust. Ja kui ta istus Rally 2 autosse järsku, mulle tundus, et oot, natuke vara on, siis tegelikult päris kiiresti ta nagu siin piirkonnas hakkas näitama kiirust. Ehk mida ma öelda tahan, et mõnele sõitjale sobib järsku hüpata esiveolisest autost sinna Rally 2 ja ta hakkab kohe kiiresti sõitma. Mõni, kes on esiveolisega kiire, kohaneb palju nagu kauem ja sinna ka Rally 1 autosse, et sõidustiilid, kohanemine, kõik, kuidas see sobib. Ja Martin siin on see läinud hästi. Taustalt ma arvan, et strateegiliselt nad on teinud väga häid lükkeid, nad on spetsialiseerunud selline Baltikum, Poola, sellistele kiiretele kruusateedele, see on väga hea tunnetus. Ja mis siin salata, et kui me vaatame ka Läti MM-i ülesehitust, väga tubli töö. Strateegid, 101% strateegid, panna kogu see nagu ralli algus on ju, kus meil on oluline see stardikoht, panna katseid seal ühe kaupa on ju, liikudes muud kui nii-öelda Riiast sinna Leepaja poole. 10 points. Ma toon selle paralleeli oma teisest armastatud alast, milleks on tennis. Kunagi, kui Davis Cupi korraldati niimoodi, et võis korraldada ka vähe sellistel kehvematel põrandatel, siis eestlased, kui nad korraldasid Davis Cupi, alati viisid Kalev spordihalli puupõrandale. Keegi teine polnud mänginud. Ja, absoluutselt. Ja kui see on lubatud, siis tuleb seda kasutada. Ja see oli lahe tegelikult Lätis kohapeal olles ka, siis ikkagi räägiti, et Martinsi etapp on siin Lätis toimumas, et täpselt tema jaoks ehitatud ralli. Aga tehke järgi. Täpselt, selles mõttes kõik, mis on lubatud või pole keelatud, on lubatud ja tegelikult ju vahet ei ole, et see oli nii-öelda ideaalne ralli Martinsi jaoks, nagu mega sõidu ta tegi ja kui ta ei oleks sõidumees, siis seda teinud ta ei oleks, mida ta seal tegi, nii et see oli kõva sõit igal juhul, vahet ei ole, kuidas need katsed ülesehitus tehtud seal on. Ei tubli ja tegelikult ongi siin kummardus lätlastel igal juhul ja meile lõpuks on kasulik, kui Lätis autosport muutub järjest populaarsemaks. Mis ma tahtsin küsida on see, et palju Tšiilis üldse hübriidiga midagi teha on? Palju see, kui suur see kaotus on, et tal nüüd ei ole seda? Keeruline öelda, ma ei tea, kas Urma, sina tead rohkem, aga nii palju, kui ma vähemalt aru olen saanud, siis see hübriidi olemasolu vajadus on Tšiilis igal juhul suurem, kui ta oli näiteks Poolas. Mul on, ütleme niimoodi, et mina ei saa aru, kuidas asi töötab päris häbiga. Siin autor ei ole veel hübriidi. Gunnar küsib, mina ei oska vastata, häbi on ju. Aga jällegi vaadeldes, et kui see oleks Poolas olnud niivõrd oluline, kurat, siis poleks saanud nagu Martin sõita. Et mulle tundub, et see on nagu hästi aeglastest nurkadest välja kiirendamisel ja ilmselt mida suuremaks läheb hoog, siis, ja kui tekib selline voolavus, siis mingist hetkest tundub, et see on nagu ebavajalik
ja äkki isegi segav faktor. Ja selles mõttes, et ega me oleme seda läbi aastaid näinud, et tuleb sõita katse lõppu, ütleb, pole hübriidi, kõik on tuksis, ja siis vaatad ikkagi top 3 aega, see on kogu aeg niimoodi. See ei saa olla lineaarne mõju, see on mingisugune huvitav graafik ja ma arvan, et selleks aru saada tuleks võtta üks insener siia. Ja Gunnar, see ei ole täna? Sina? Inseneri võiks kutsuda küll, mõne. Mõne sellise inseneri, kes saab hübriidist aru, et ei tea, kas meil Eestis on ühtegi, võib-olla Kalle insener on üks eestlane. Jaa, ilmselt Taavi oskaks seletada, aga ma arvan, et ta ei tohi. Kahju. Jääme siia siis teadmatusse. Kui ta ametis hakkab lahkuma, siis tavaliselt inimesed muutuvad jutukamaks. Teame siit oma kõrgelt kaitsevaldkonna inimesed on lahkunud ja lobisenud päris palju ja siis hiljuti andis ju antidopingu ja spordieetiku sihtasutuse pealik Henn Vallimäe ka väga avameelse intervjuu, aga ta ei ole enam ametis, et nüüd on rahulikum rääkida. Ma arvan, et sellest ringist ainsana on minul tehtud fantasy ennustus. Ja minul põhjus väga lihtne poole hooaja pealt, mina enam sisse logitud ei saanud ja sinna see jäi. Sa ei mängi fantasyt? Ma ei ole väga mängur või? Aga kui ma ütlen, et minu esiviisik on selline, et Ott võidab, Roompere on 2, Sesks on 3, Neville 4 ja Ožee 5, kas ma panen liiga ulme? Mina üldse ei tohi nagu ma ei tohi meie mehi kuskile panna, nii kui mina ennustan, on tuksis. Aga ma arvan, et Sesk 3 on utoopia. Utoopia? Täielik. Jah, ma arvan, et see top 5 oleks ulmeline tulemus, ulmeliselt hea tulemus juba, et kui ta suudab selle kuhugi top 5 ära tuua. Ei, no aga mul on siin juba ma juba tean, mis juhtuma ka hakkab. Okei. Sa võtsid selle mingi refid ja värgid, jah? Võtsid mõne pendlennuga ühendust? Jah. Okei. Kuidas refidega on, siis hakkavad kuluma? Jaa. Kivid on ka, ma tean, mis kurvis. Aga okei, räägime sellest, et tegelikult on Saaremaa ka ju uksees. Oled kirjas või? Olen kirjas. Ma vaatan, see nimekiri on sama pikku siin viimastel päevadel mõned põnevamad artiklid, kas või Eesti Ekspressis, et see nimekiri hetkel ma näen siin 141 siuke number. Jaa, Saaremaa ralli on vägev, legendaarne ja sinna on alati äge minna. Ootan huviga. Saaremaa ralli, kusjuures kui ma ei eksi, siis ma olen startinud Saaremaal äkki 6 korral, millest 5 korral olen poodiumil lõpetanud. Nii et igal juhul üliäge ralli ja ühel hetkel läheb tagasi minema sinna. Robert Virves, Raigo Mõlder, EMV 6 arvestuses ja Toyota Starlet. Noh, kas see on sama auto, millega Ott proovis 1 aasta või? Ütleme niimoodi, et jah, kui loogiliselt mõelda, ilmselt on, jah. Jah. Ja no, ütleme, ma arvan, show'd tehakse selle autoga küll. See on päris äge auto, mida tegelikult rajarist vaadata. Nii et ma arvan, Saaremaa rahvale väike kingitus, et Robert teeb sõitu seal ka ja ei pea rajarist vaatama. Mina ei saa aru, kuidas nad julgevad selle kastiga sõita. Kusjuures see on sama asi, mida ma olen mõelnud, et sinna autosse üldse ära mahtuda on paras töö juba. Ja see auto on ikka kole kiire tegelikult. Nii et päris hirmus asi on see selle autoga sõita Saaremaa kadakate vahel. Kellel kõige vingem pill on? Urmo, oled kursis, kas see Urmo pill on ikka kõige vingem? Minu oma on kõige vingem Subaru. Või on lukku pandud see nimekiri juba? Kõik, mis ma siit näen, nii on või? Ma isegi jälle teist korda saates pean ütlema, ma ei tea. Ma arvan, et ei ole regamine või lõppenud, äkki nad lubavad ikkagi rohkem. Tegelikult lihtne vastus oleks sellele ju, et ühtegi WRC autot ei ole listis, on ju. Järelikult Rally 2 autod on kõige vingemad ja neid on seal paganama palju ja kusjuures ka Eesti poisid debüüti tegemas Rally 2 autodega. Oli seal kirjas Rally 2-ga Nõgene, Enok. Ma mõtlen nüüd praegu, kes siis teevad nii-öelda debüüti oli ja aidake hädast välja, keegi oli veel. Enok, Nõgene on õige ja Jürgenson. Just, Jürgenson ka, muidugi. Nii et päris raju andmine tuleb. Kes võidab? See on küsimus Urmale, sest tema peab võidu sõitma selle tulevase 2024 Saaremaa ralli võitjaga. Ei no, ütleme nii, et selge see on, et Rally 2 autodega selle vana Subaruga võidusõitmine, kui ma praegu välja ütleks, et ma kindlasti lähen nendega võidu sõitma,
aga kuidas ma sealt väljun, siis ma ei tea, aga spordine mehena ma alla ei anna. Kes praegu kuulab meid, siis Urmo nägu ei näinud, ta siin silmad olid maas ja mõtles tükk aega, mida ta ütleb. Ta tahab öelda, ma saan aru, mida ta öelda tahab, et ta läheb rajult võidu sõitma, aga ta ei julge seda hetkel lihtsalt välja öelda. Testite ka või? Jah, testime Mandril järgmine esmaspäev ja testime ka Saaremaal ja siin autoga oleme ka teinud väikseid edasiarendusi, et... Tead, Gunnar, kas sa tead, et kui sõitja ütleb, et ta teeb 2 testi enne rallit, see tähendab, et nagu asi läheb tõsiseks? See ei ole üks testi päev. Mis uuendus on siis? Ja analüüsisime Paidet ja suhtlesin Egoniga ka, et meil tegelikult mõlemal on siis Samsonase järjestikul lülitamise käigukastid ja minul oli siis selline vanema põlvkonna ülekanne, millel käigud olid meeletult pikad ja teoorias ma oleks võinud saavutada selle käigukasti ja nende ülekannetega selline 240 tippkiirust, aga mitte kunagi üle 190 ei tulnud, mis tähendabki seda, et nagu kõik käigud venivad ja sellist head reaktsiooni ei ole, et nüüd võtsin sama siis käigukasti sisu, mis oli Egonil kasutada Paides ja ma loodan sealt edu saada. Kas ma käisin suvel vahepeal ostsin need plastikdetailid ära Urmolt, et mis ta tahtis külge panna, et auto kergemaks saada, kas nende peale veel pole mõtlema hakanud, peaks auto kergemaks saama ka? Vaata, mul on niisugune kokkulepe endaga, et nii kaua, kui mul on üle 100 kilo, siis ma autot ei puudu. Okei. Et ma pean kõigepealt ennast võtma, et 0 euroga, ja isegi see on kasulik, see tuleb nagu raha tuleb tagasi. Võta küpsist veel. Et nii kaua, kui ma kaalun üle 100 kilo, siis me autot ei näpi. Ma ostsin Narva kohvikus, mõtlesin, kostitan teid, aga siin on veel, vaatan, päris palju alles. Ma pole saanud. Mulle võib anda. Et vaata, see pudiseb. Mul on 1,5 tundi trenni täna veel ees. See on nüüd mul läks meelest ära, kuidas neid kutsutakse. Pesee küpsis. Puhas suhkur ja munavalge. Parim. Narva kohvik on ka parim. Aga mis ma tahtsin veel küsida Saaremaa kohta, vist Saaremaa kohta rohkem ei pinnigi. Vaatame, kuidas siis läheb. Loomulikult tahtsime aplausi teha ju Kreeka ralli eest ka nii sulle kui Kalev Kruusile kui kõigile neile 200+ inimestele või? Oli 200+ või? Ja ma arvan, et nii mina kui Kalev oleme aplausi saanud. Ma tegelikult tahakski kiita neid inimesi, kes kõik siis oma võimaluste järgi tulid kaasa ja isegi päris kõvadele ralli ja spordisõpradele ma rääkisin sellest mõttest, et tahaks koguda selline üle 50 000 euro, siis ütleme, et 52? Rohkem isegi. Robert oli tagasihoidlik, kui ütles 52 välja. Seal tegelikult tuli juurde ja tegelikult oli okei, aga suurusjärk on õige. Et tegelikult inimesed tulid kaasa ja ma näen, et selles on potentsiaali ja Kaleviga oleme siin arutanud, et hinges tahaks siis selle aasta lõpust minna oluliselt suurema projektiga liikvele, kus me enam ei vaata persoonipõhiselt. Lõpuks toetused ikkagi lähevad mingitele persoonidele, kes on selle ära teeninud, aga vaadata siis ikkagi proovida nagu rahastada kogu siis püramiidi. See on, ma arvan, et päris ulmeline ambitsioon, sest kui ei tehta ära, ma ei teagi, kes selle nagu eesmärgi võiks võtta, ma ei tea, alaliit võib olla, aga mitte üldse käikaid kodaratesse ja alaliidule visata, aga kui sealt poolt võib-olla mõtteid ei tule, siis kodanikud ise saavad algatada ja tegelikult see ju ongi ülilahe, et fännid ise näevad ka vastutust selle eest, et kellele kaasa elada. Ma võtaks siit alaliidul surve maha, mitte sellepärast, et ma olen seal üsna kõrgel, küll nagu vabatahtlikul kohal, aga alaliit ei saagi sellega tegeleda, kui me vaatame Eesti Autospordiliitu. Meil on 9 erinevat distsipliini. Kui alaliit hakkab nagu ees arendama nii suures mahus ühte distsipliini, siis see tekitab ainult paksu pahameelt ja ma arvan, et see on väga õige, et on mingid hullud siin kokku tulnud, kes elavad, hingavad rallisporti ja teeme ära, vaatame, kuidas mingi piloot on tehtud, ega see nüüd järgmine on ka sellest omamoodi piloot, millega me peame kaasama oluliselt rohkem inimesi. Aga ma näen, et see on võimalik ja mis on veel tore, et ma puhkuse ajal siin augustis korra istusin maha ühe päeva ja vaatasin, missugused rahastused tulevad FIA-st, mis tulevad promootorid, mis tulevad Eesti Autospordiliidust. Panin selle Excelisse ja
tegelikult kui me oleme siin valmis neid kasutama, see tähendab seda, et meie sportlased sõidaksid siis Euroopa meistrivõistlusi juunioris, ka Euroopa meistrivõistlusi edasi, nii nagu FIA seda ette näeb, junior WRC-d, Rally2-ga ja lõpuks jõuame selle promootori rahastatud Rally ühtedeni välja, siis see teoreetiline rahastus, mis igalt poolt kanalitest tuleb, see on üle €500,000 aastas. Nüüd, kui me saame siis ma räägin hästi udusalt, ma ei räägi, mida ma mõtlen, aga kui me suudaks Eestis kaasata veel fännidega veel $500,000, siis mida see annab? Neid sportlasi, kes on meil õiges positsioonis, on rohkem ja kasutame ära neid juba rahastuse võimalusi ja see jälle annab lootust siis erasektori toetajatele. Ja see on ka selline kvaliteedimärk, et kui promootor paneb, FIA paneb, rahvas paneb, siis ilmselt see minu toetatud sportlane on õige ja toetaja tahab ka ise nagu panna nagu suurema hooga edasi. Aga rahvas tahab teada ka nime, kellele see läheb. Rahvas võib-olla ei rahuldu sellega, et me teeme kõikidele Eesti talentidele, sest see, mis Virvesega töötas, oli ju see, et Virvesel on see fänne nii palju. Jaa, kindlasti need nimed tulevad välja ja et seda rahastust jagada, siis see peab olema väga läbipaistev ja need siis spetsialistid, kes jagavad, need peavad olema pädevad. Seda me saame tulevikus arutada, aga siin ei saa ühte nagu nime, et seal peab vastama mingitele kriteeriumitele ja ka need sportlased ise peavad avaldama soovi, et nad tahavad seda toetust, et me ei saa eeldada, et kõik sportlased, võib-olla nad tahavad mingit teise tee valida. Hanna-Liis Ette-Aabna oli ka päris toredasti pildis viimastel päevadel, mis selle programmi nimi nüüd oli, kus ta osales. Beyond Rally ja tüdrukutele mõeldud ralliprogramm. Kahjuks ta sinna sõelale ei jäänud, aga laagri tegi läbi, 15 lootustandvat naissõitjat sinna valiti ja palju nüüd edasi pääsesid, 3 või? 3, jah. Ja ei mahtunud katti, aga kuskil pilti tõusis. Ja ma arvan, et see on juba väga suur tunnustus, et ta sai sinna, see on esimene asi. Nii palju, kui ma olen kuulnud, siis sealt küll ei avalikustatud minu teada sealt, mis sealt edasi need on, aga ta oli teinud seal tugeva soorituse, see on hea, kindlasti ei tohiks alla anda ja see on jällegi näide, et on mingid võimalusi, rahastusi ja see näitab, et see sari, kus ta on ju tulnud ju põhiliselt siis Eesti karikavõistlused läbi rahvaralli siis noorte spordist, et ikkagi siin on nagu tase ja baas olemas ja see töö, mis on tehtud siin Eestis, see on hea. Vanust on alles 18, et kui ikka järjekindlalt edasi punnib, siis kuskil ikka jõuab. Jah, ma arvan, et elus on kõik võimalik, spordis ka ja autospordis ka, kes ikka väga tahab, siis ma arvan, kõik, kes on väga-väga tahtnud, need on saanud. Sina väga-väga tahtsid rallisõitjaks saada? See juhtus? Väga tahtsin, aga see on juba, ma arvan, see on mingisugune kui me läheb psühholoogiasse läheme, see on saatesari, Gunnar. See on hooaeg Urmo Aavaga psühholoogia teemadel. Jah, see ongi see, kes on olnud sellistes olukordades, seal ikkagi nagu ajus juhtuvad kummalised asjad ja siis, kui sealt mingisuguse kännu tagant ei saa tulema, siis seal võid olla päris pikalt kinni. Olen ka ise läbi olen, nii et nõustun 100-ga. Väga sügavad mõtted see saate lõppu. Ja, kui rahad lähevad suureks, siis tahtmine võib olla, aga seal tekivad teised hirmud ja siis sa enam nii enesekindlalt ennast ei tunne, et kui susse pannakse sadu tuhandeid või miljoneid ja siis sa näed, et sa kuskilt kohast edasi ei jõua, et see on nagu psüühikale väga keeruline. Mis ma tahtsin veel Sessi kohta öelda, et miks tal need õnnestuvad, vaata nagu Bitcoini edu on ju. Mina ütlen, et külm pea. Vaata, kui lõdvalt ta kõike seda võtab. Kui laadnad oli kõikide nende ajakirjanikega seal, mis linn see oli nüüd? Tukums või? Tukums, jah. Tukumsi servispargis, see ajutine servis. Et vennal siuke pressure peal, aga tulge ainult, ma räägin kõigega. Mina ütlen siin niimoodi, ma ei taha midagi halba, ma väga loodan, et ta läheb hästi. Aga vaatame korra nagu suurte sportlaste. Minu jaoks sinna ei lähe ainukesena Sebastian Loeb. See on mingi kuhu ta ei lähe? Sellesse, mida ma nüüd hakkan rääkima, mis saate aega on. Meil on veel aega.
võta Ogier. Korraks oli olukord 2009 aastal, kus venda juba hakati maha kandma. Tuli alguses nagu juuniori, kõik võitis, näpud püsti, chill, grill, kõik rahulik, nii kaua kui ongi, nagu läheb hästi, siis see on üks olukord, aga kui hakkab minema halvasti, võta Jari-Mati Latvalad, võta Ott Tänakut, ma arvan, see nimekiri on mega pikk. Oliver. Vaata, tegelikult on nagu vaatamaks tuleb välja sealt. Nagu päris nagu keeruline, ega mingi hetk sa saad aru, et nagu nüüd peab tulema, aga kui ei tule ja ei tule ja ei tule ja kuidas ta siis tuleb, nagu näri läbi see, Ja siis on nagu, siis ei ole enam näpud püsti, Siis on pressure peal ja peab, midagi ei ole teha, Saad veel ühe võimaluse, ikka läheb tuksi, saadetakse koju, mõtle. Aga Urma, avalda meile see saladus. See võti siis? Ma ei tea seda, sest ma ei käinud seda teed läbi, ma andsin alla enne. Aga see tagantjärele pole saanud teada? Ja ma ei saanud teada, see on, ütleme niimoodi, et mul on mingid teised ilmselt tegevused. Et ilmselt, kui ma oleks selle saanud enda karjäärist teada, siis ma ei ole kindel, kas ma Rally Estoniat oleks sellisel kujul teinud, sellise motivatsiooni ja sellise kirega. Et sealt tuli ju soov, pandi ka vastu hambaid ja saadeti koju ja mõtle sõbrakene, oli päris raske ja sealt hakkasin mingit uut asja tegema ja sealt realiseerisime ära, aga ralli korraldamine ja ralli sõitmine täiesti erinevad asjad. Sest et rallisõidus on vaja teha neid otsuseid, mis su peas toimuvad, ma ei tea, millisekunditega kuskilt tunde pealt, siis ralli korraldamises ikkagi ta on nagu tavaelule palju lähemal, et sa saad mõelda. Kui minutiga ei tee midagi ei juhtu, mõnda otsust võid 2 nädalat kaaluda. Kui päris loll ei ole, siis on seal heade asjade kokkusattumisel palju lihtsam saavutada. Kas juubeliaastaks on mingi maasikas ka plaanis? Jah. Ossa poiss. Maasikasse lähmegi või? Ütleme niimoodi, et kui ralli jumal on meiega ja tähtede seisud on õiged, siis võib tekkida mingi äge ajalooline hetk, aga sellest juba tulevikus. Oi. Ma isegi ei oska nüüd midagi mõelda. Ma isegi ei oska unistada milleski. Aga ma ei tea. Kui tähtede seis on õige, ei oskagi nüüd arvata, mis nüüd juhtuma hakkab siis. Aga ootame ka kaua ei ole enam oodata, sest aasta hakkab juba varsti lõppema ja samamoodi hakkab ka meie saade kohe lõppema. Ja kuna minul on Tšiili ralliks juba pulss üleval. Ja igal juhul, 14.35 hakkab homme pihta, aga täna on ju ka 14.31 on ju veel, samal ajal kui inimesed meie saadet juba kuulavad, käib Shakedown ja homme 14.35 sõidame siis 19 kilti, 13 kilti, 23, teeme natukene reegruppi ja natuke servist ja siis samad katsed uuesti ja lõpetab viimane katse, mis algab 22.32. Arvutage ise, millal siis saadet kuuleb. Ja ma lõpetuseks veel lisaks selle, et kui Urmo Aava tuleb stuudiosse, siis iga kord on see nagu uus inimene siin ja täiesti uued teemad. Täna sellised põnevad, sügavamad teemad. Nii et kes soovib, andke teada, Urmo Aava kindlasti tuleb veel siia stuudiosse ja võib-olla tuleb siis kiiremini, kui rahvas kirjutab meile. Saatke teema siis, mida veel tahaks Urmo käest kuulda, et me saame aru, et ta võib rääkida spordist, ralli korraldamisest ja psühholoogilistest teemadest. Keda tahate veel külalistena kuulda? 6 kaik@delfi.ee ootab. Aga ma arvan, et Urmo võib kõik ära katta. Ei usu, aga ütleme nii, et vanemate inimestega ongi see, et nad lihtsalt on kauem erand, nad on erinevate asjadega kokku puutud. Muidugi. Seal olegi midagi, nii on. Ülivahva oli jälle suga rääkida. Aga Tšiili ralli algab ja ega muud ei jäägi üle, kui jälgida rallit ja juba homme kuuleme taas 6. käigu podcastis. Teeme nii, nägemist. Nägemist. 6. käik.